Me tahame tunda ema armastust. Kuid tihtilugu laps meie sees kardab ema poole läheneda, armastust vastu võtta, sest on olnud traumaatiline kogemus, kas ema on olnud külm või ta oli kogu aeg tööl ära või oli ta agressiivne või vägivaldne. Ja tekib selline konflikt. Ma tahan läheneda ja samas ma kardan. Tahan, aga on hirm. Selline stsenaarium kordub ka selle inimese elus. Ta tahab raha, aga kardab. Ta tahab lähedast paarisuhet, aga samas hoiab ennast distantsil, et mitte haiget saada. Tahan, aga ei saa. Siinkohal on hea aru saada ja eristada, et kui see on ema, kes andis sulle elu ja ta armastab sind tingimusteta. Emal on ka teine osa, isikuline. Siin on tema saatus, tema kogemused. Ehk siis ta on olnud tütar oma emale, oma vanematele. Ta on olnud kolleeg, ta on olnud sõber. Ja siin võivad olla tal erinevad kogemused. Ja võib-olla selle tõttu ta on olnud, ma ei tea, väsinud, agressiivne ja ei saanud sulle anda seda, mida sa vajasid. Ehk siis erista ema, kes andis sulle elu ja tema saatus ja erinevad rollid. Ja siis ütle minu järgi, ema, sa andsid 100% ja siia on turvaline minna ja võib-olla siia mitte ja siia ei peagi astuma.